Armsad vennad ja õed, head sõbrad, kes te olete siin ja kes te jälgite meid ka ekraanide vahendusel, on suur rõõm jälle olla koos, et panna tähele, mida Jumala sõna kõneleb, panna tähele oma südame häält, ülistada koos, palvetada koos ja nagu juba väljas ka ilm näitab, et läheneme vaikselt ka kevadele ja päevad on jälle veidi pikemad kui kuu aega tagasi ja valgus on võitmas taas rohkem pimedust kui mõned kuud tagasi. Olete kindlasti tähele pannud, et käesolev aasta on kuulutatud ka raamatu aastaks ja kutsutakse üles siis lugema raamatuid ja meie, kes me täna siin oleme, enamus meist kindlasti loeb ühte raamatut pea iga päev ja võtab selle aasta alguses jälle ja jälle loeb ja nii kuni päevade lõpuni. Et pidasin siis ka täna oluliseks lugeda Jumala sõnast ühe meeldetuletuse, mis väga hästi sobib ka raamatu aastasse. Nimelt apostel Paulus on kirjutanud mitmed kirjad Uues Testamendis ja üks nendest kirjadest on kiri Timoteosele ja ma loen siit teisest kirjast 3. peatükist ja 2 salmi. Need on salmid 16 ja 17. Ja siin öeldakse meile nii, et kogu pühakiri ehk siis piibel tervikuna on Jumala sisendatud, see on kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Väga võrratult julgustavad salmid, mis kindlasti raamatu aastasse sobivad ja meile eriti, kes me loeme raamatut, võime olla teadlikud sellest, et see raamat ei ole lihtsalt kirjutatud ainult lugemiseks, vaid ta on kasulik. Ta on kasulik, et õpetada üksteist, Jumal õpetab selle läbi meid, aga ka korrektuuride tegemiseks, ta nimetab siin eestikeelses tõlkes vähemalt noomimiseks, aga ka meie parandamiseks ja kasvatamiseks õiguses. Võrratu. Nii et üks viise, kuidas Jumal meid muudab läbi raamatu, läbi oma sõna on, kui me seda loeme ja seda oma südamesse talletame. Räägitakse ühte lugu ühest lõunasaarte elanud mehest, kes oli kannibal. Kannibal on siis inimene, kes sõi nii-öelda teist inimest. Et päris selline huvitav liika, et mõni näeb inimest nagu toidulaual, aga tõepoolest, see ei ole ka uus asi, aga seal saarel siis oli üks selline mees, ja ta istub ühel päeval siis seal oma saarel suure poti ääres, keedab seal parasjagu midagi ja temale siis läheneb seal antropoloog, kes on siis inimeste uurija, jääb mehe juures peatuma ja mees, olles seal poti juures, hoiab käes piibliraamatut ja loeb seda seal. Muidugi antropoloog siis, kes on inimese tundja ja teaduses nii-öelda kõva tegija, teeb ühe väikese märkuse sellele kannibalile ja ütleb, et mis raamatut sina küll loed? Tema siis vastab, et see on pühakiri, see on Jumala sõna, mille peale antropoloog ütleb, et see on ju selline raamat, mis on ammu iganenud. See on ju täis puhta valesid. Sa oled ju täiesti eksiteel. Seda raamatut pole küll mõtet lugeda. Selle peale jääb kannibal vaikseks, vaatab mehele pea laest tallani otsa ja ütleb talle, et armas aeg, et
kui ma seda raamatut ei oleks saanud ja seda lugenud, siis oleksid täna sina siin potis. Just tänu sellele, et ma seda raamatut olen lugema hakanud, on minu elu muutunud ja ka mu toitumisharjumused on muutunud. Armsad vennad-õed, see raamat ei ole lihtsalt üks juturaamat teiste raamatute seas, aga täpselt nii, nagu apostel Paulus ütleb, ta on juhatamiseks, ta on õpetamiseks, ta on korrigeerimiseks, ta seab meie elu korda. Ja ma arvan, et iga inimene unistaks sellest, et oleks küll tore elada, kui mu elu oleks korras. Kas see on võimalik? Jah, on küll võimalik. Kui me ikka ja jälle igal uuel hommikul võtame selle piibliraamatu kätte, loeme seda, vahel isegi loomulikult tekib momente, kus me kõigest aru ei saa, aga me ikka loeme, sest me teame, et Jumala vaim on, kes ju ilmutab ja teeb selle sõna aastatega, päevadega aina selgemaks meile. Nii et apostel Pauluse tähelepanek vennale Timoteosele on igati kohane, mida meiegi täna võiksime võtta ja sellele nii-öelda toetudes oma elu jätkata. Tänu Jumalale, et meil on eestikeelne piibliraamat. Maailmas on palju rahvaid, kellel puudub oma emakeeles piibel. Aga meil on ta olemas ja sellel raamatu aastal tasub sellele eriti veel mõelda ja tänada Jumalat, et see on üks suur õnnistus ühele rahvale, kui tal on oma emakeelne piibel. Tõuseme ja täname siis Jumalat ka üheskoos, et meil tõesti on see võrratu raamat olemas. Hea taevane Isa, me oleme tänulikud, et võime täna olla siin selles paigas teadmisega ja kindlusega, et sinu sõnal on ikka see sama meelevald ja vägi muuta ja aidata korda seada meie igaühe elu. Me täname sind, kallis püha vaim, et sina ikka võtad ja ilmutad sellest raamatust ka tekste lõike, mida me nimetame ka, kui see selgeks saab üheks Jumala ilmutuseks. Täna siin koos olles me ikka ja jälle igatseme ja palume, et sinu sõna saaks ilmutatud meile, et see tõesti oleks meie jalale lambiks ja valguseks meie jalgteel. Tänu sulle, Kristus, iga inimese eest, kes täna on siin. Sinu arm on see, et me võime tulla sinu lähedusse, sinu ligiollu, jagada oma elu koos sinuga ja sina koos meiega. Eriti palume nende inimeste eest, kes täna veel ei tunne sind. Jumal, et ka nende inimeste elus võiks see valgus võita ära pimeduse ja nad nägemise saaksid sinu käest, Issand. Mõtleme täna neile, kes on kannatustes ja raskustes ja palume ka neile ühte ilmutuslikku valgust. Läkita, Issand, oma sulaseid nende inimeste teele, et nad võiksid tõsta üles ja kinnitada ja julgustada, näidata suunda. Õnnista, Issand, ka Andrat, kui ta tuleb täna jagama meile sinu sõna, et ka see võiks olla õpetuseks, julgustuseks, korrigeerimiseks, selleks, milleks ta on kirja pandud. Kiidetud olgu sinu püha ja kallis nimi Jeesus, sest just selles nimes on ka meil pääste. Tänu ja kiitus sulle, Issand. Amen. Me ülistame nüüd koos Jumalat, sest ta on tõesti seda väärt. Sinu nimel kokku sinu nimel kummardame me. Sinu nimel hääle tõstame, sinu nimel au me anname. Sinu nimel kokku tulnud me, sinu nimel kummardame me. Sinu nimel hääle tõstame, sinu nimel au me anname. Jeesus, nimi üle nimede,
maad sa valitsed. Sinu nimel kokku tulnud me, sinu nimel kummardame me, sinu nimel hääle tõstame, sinu nimel au me anname. Sinu nimel kokku tulnud me, sinu nimel kummardame me, sinu nimel hääle tõstame, sinu nimel au me anname. Kummardub su ees, igavest laulu laulava. Kõik, kes sees on läinud ja kõik, kes usuvad, igavest laulu laulava. Su nimi on kõrgeim, su nimi on võimsaim, su nimi üle kõigi teiste on. Üle troonide ja seisuste, üle valitsuste võimude, su nimi üle kõigi nende on. Inglid laulavad püha, ühes looduga. Püha, kõrgeks tõstet
astud vabadusest, ta nime kannad sa. Laula igavesti talle veel. Su nimi on kõrgeim, su nimi on võimsaim, su nimi üle kõigi teiste on. Üle troonide ja seisuste, üle valitsuste võimude, su nimi üle kõigi nende on. Inglid laulavad püha, ühes looduga. Püha, kõrgeks tõstetud, püha, igavesti. Meie laulame püha, au kuninga. Püha, oled alati, püha, igavesti. Meie laulame püha, au kuninga. Püha, oled alati, püha, igavesti. Inglid laulavad püha, ühes looduga. Püha, kõrgeks tõstetud, püha, igavesti. Kui sõna läbi maailm loodi, olid sina sõna see. Ja maa peal käies ilmutasin Jumala auhiilguse. Pole nimedest kaunimat, pole nimedest kaunimat kui nimi Jeesus kuninga. Pole nimedest kaunimat, võrreldamatu sa. Pole nimedest kaunimat kui nimi Jeesus. Meil tahtsid koduks anda taeva, kuid tulles taeva alla tõid. Su armastus, mu patus suurem, ei lahuta nüüd miski meid. Pole nimedest kaunimat, pole nimedest kaunimat kui nimi Jeesus kuningas. Pole nimedest kaunimat, võrreldamatu sa. Pole nimedest kaunimat kui nimi Jeesus. Pole nimedest
võimsamad, pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus kuningas. Pole nimedest võimsamad, võrreldamatu sa, pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus. Pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus. Pole sul võrdset, pole sul võrdset, pole rivaali, sa igavesti valitsed. Sinule kuulub vägi ja austus, suurim su nimi, Pole sul võrdset, pole sul võrdset, pole rivaali, sa igavesti valitsed. Sinule kuulub vägi ja austus, suurim su nimi nimedest. Pole nimedest võimsamad, pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus kuningas. Pole nimedest võimsamad, võrreldamatu sa, pole nimedest võimsamad kui nimi ja veel. Pole nimedest võimsamad, pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus kuningas. Pole nimedest võimsamad, võrreldamatu sa, pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus. Pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus. Pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus. Suur tänu meie ülistajatele ja enne kui sa istud, siis on kindlasti neid, keda sa täna ei ole jõudnud veel kätelda ja midagi head soovida, siis ole hea ja tee seda nüüd. Soovi tõesti midagi ilusat ja julgustavat ja kaunist. Tore kõiki näha pühapäeva hommikul koguduse keskel ja olla koos just selliselt, nagu ikka üks pere koos on. Tuntakse teineteisest rõõmu ja tänatakse Jumalat nende võimaluste eest, mis veel on meile kingitud Jumala armust, et saame näha teineteist ja midagi head ka soovida. Enne kui me tuleme täna Jumala sõna juurde ja paneme kokku ka korjanduse, ma nimetan siinkohal mõningad teated, mis puudutavad järgmist nädalat, aga veidi ka juba järgmisesse kuusse. Nii nagu ikka teisipäeviti, siis on meil võimalus tulla õhtul kella 7 siia kohviku poole peale ja osadusgrupp, mida siin Veljo läbi viib ja üldiselt siis käsitletakse pühapäeva jutlust ja arutletakse ja palvetatakse siis koos ka kolmapäeva hommikul taas kell 10 võimalus koguneda ja diakon Maiu on siis palvehommikut läbi viimas. Neljapäeva õhtul samamoodi võimalik tulla siia ühisesse palvesse ja pastor Tõnu on neljapäeva õhtuti palveõhtut ka läbi viinud. Ja minu andmetel siis peaks reedel olema ka noortekas kella 7, nii et suuname oma noored ka siia siis ühte osadusse.
Laupäeval on toimumas siis üks Eesti Kristliku Nelipühi kiriku suuremaid üritusi, ka nimelt kevadkonverents Tallinnas Toompea 3. Kellel on võimalus, siis olete kõik teretulnud hommikul kella 11 kuni siis kella 4:30 oleme seal koos ja toimuvad mitmed erinevad ettekanded ja ka ühine leivamurdmine ja ordineerime uue pastori ametisse, nii et mitmed sellised osad seal saavad olema. Pühapäeval on siis võimalik tulla taas hommikul juba varem, enne kui jumalateenistus algab kella 10, et olla palves, võtta osa hommikukohvist ja siis järgmine pühapäev peaks olema meie keskel Orissaarest õde Rita Lauge jagamas Jumala sõna. Ja nüüd, mis puudutab siis aprillikuud, mitmed teist juba on teadlikud, et käesoleva aasta sügisel 18-19 oktoober toimub siis Tallinnas Tondiraba jäähallis suur Lootusaeg festival üritus. Ja sellega seoses toimuvad erinevad koolitused ja nüüd esimene nendest koolitustest on toimumas aprilli 3. esmaspäeva õhtul ja 7. aprill, 14. aprill, 21. aprill kella 6 Kauba tänav 5 ja piiskop Anti Toplan viib 3 õhtul koolituse läbi. See on avatud kõigile, nii et julgustan kindlasti seal osalema. Ja nimetan veel, et aprillis on siis suur reede ja ka ülestõusmispüha. Sellega seoses 18 suurel reedel me korraldame taas juba paljudele tuttava ristitee rännaku Kuressaare linnas. Alustame kell 11 siit Nelikaarest ja lõpetame kell 2 taas siin Nelikaares, aga käime siis läbi kõik pühakojad, loeme pühakirja tekste, palvetame koos ja laulame koos. Julgustan ka kindlasti sellel päeval osalema ristiteel. Ja ülestõusmispühal siis on ka juba mõned head aastad, 3-4 aastat toimunud Kuressaare linna keskväljakul ülestõusmispüha oikumeeniline Jumala teenistus ja see on algusega kella 2 kella 4, nii et kindlasti tasub ka osaleda sellel üritusel seal. Aga nüüd ma küsin sellise küsimuse, kellel oli eelmine nädal sünnipäev? Andke mulle käega märku. Mitte kellelgi. Vahel võib juhtuda, et meie keskel on ka inimesi, kes ei ole otseselt koguduse liikmed, aga nendel on sünnipäev olnud, siis hea meelega me oleme teinud seda, et me õnnistame siis ka neid armsaid sünnipäeva lapsi. Aga kui ei ole, siis võimalik, et järgmine kord saame seda teha. Aga ma siis annan nüüd enne, kui sõna Andrele on sõna Veljole, kes siis julgustab meid ka korjanduse osas, nii et ole hea, Veljo. Õnnistatud pühapäeva hommikut ja ma loen täna Matteuse evangeeliumi 13. peatükist ainult 2 salmi. 4. ja 32. salm, Matteuse 13, 4 ja 32. Ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning linnud tulid ja nokkisid selle. Ja 32. salmis ta räägib ka seemnest, sest see seeme on küll väiksem kõigest seemnetest, ent kui taim kasvab, siis on see suurim aias ja saab puuks, nii et taevalinnud tulevad ja pesitsevad selle okstel. Selle lindude nokkimisega juures Jeesus küll ütleb, et mis asi on, aga mul, kuna on raamatu aasta, sellest on ka näidend tehtud, et oli üks tegelane, kes rääkis kogu aeg filosoofilist juttu ja siis põhiteema oli tal see, et tuli midagi närida, tuli sihvkasid närida. Nii et ta sõi oma seemne ära, siis ta pidi kogu aeg seda juurde ostma. See on meil siis pisuhännas kirjas. Aga on paljud asja, et kui Jumal
külvab, siis kohe tuleb hingevaenlane seda ära võtma. Ja kui me oleme põllumeest kuulnud, siis seal on palju nimetusi, mis ta peab ennem tegema. See seeme on hea seeme. Ja ma ei ole linnainimene, ma ei hakka seda nimekirja nimetama, aga minu üks sugulane ükskord ütles, ta oli nagu maainimene, ta oli tsükli sees ja see ütles, no nüüd peab jälle sõnnikut viskama minema. Ma tegin prrr ja siis ta ütles mulle, mis sa linnainimene tead. Ma ütlesin, ma nagu kujutan ette, et mul oli juba ebamugav, see kuulda vähemalt oli ebamugav. Ja kui see taim on nüüd üles kasvanud, siis on siin mitmed variandid, aga me teame kristlikku ajalugu ja me võime sealt leida palju lustet. Ja me otsustame selle põhjal paljusid asju. Me naudime küll selle kultuuri ja sõnumi vilju, aga me ei tunne puud. Me ütleme, et seal oli palju lustet. Aga kuidas see vili sinna sai, selle linnud tulid ja pesisesid selle sees. Ja see oli suurem puudest. Kuidas need viljad sinna said? Kuidas see rahu sinna sai? Kuidas see meie elu pesa sinna tekkis? Me ei vaata puu peale. Ja me vaatame alati lustet. Ja vahest, kui jutlustaja tuleb ette, siis meie põhifookus ei peaks olema alati kohe, et no, palju tal täna lustet on. Et meie fookus ei peaks olema mitte luste peal, vaid see puu või selle Jeesuse peal, mida tema tahab öelda. Ja see kannab vilja. Aga me vaatame tihti neid inimlikku pooli, aga me ei taha vahest tunnistada seda puud. Ja ma usun, et kui me tunnistame puud, et siis me kanname ka ise head vilja. Ja mitte ei oota teistelt, et nad meile ette lükkaksid, anname müüjale ostunimekirja ja siis kritiseerime, kas ta sai selle kokku või kui kiiresti sai kokku. Need asjad ei toimi niimoodi, aga seeme on hea ja puu on hea. Ja kui sa oled selle ära mõistnud, siis sa külvad hea meelega ja see kannab head vilja. Ja me palvetame, Issand, anna meile tarkust, Issand, et see pisku, mis meie käes on, Issand, me vahest kardame, et sellest ei ole midagi ja kui me ise toidetud saame aga Issand, kui me vaatame sinu peale, et sinu seeme on hea ja sina oled ise elupuu, Issand, siis saavad osa nii meie kui teised sellest, Issand. Ja sa tahad meie sees suureks kasvada, Issand, ja meie läbi ka teisi õnnistada, Issand. Ja me palume tarkust sellele ohvrile, kuidas seda kasutada, Issand, ja õnnistust, Issand. Ja Issand, kasvata ka meid selle sees. Aamen. Samal ajal, kui me paneme kokku korjanduse, siis Aivar on lubanud laulda meile ühe lauluga. Nii et loodame, et ta teeb seda siis. See on natuke veidi pikem laul. Ohvrikarp saab 3 ringi teha siin saali peal selle. Et kui Alur ütles, et võiks laulda enda repertuaaris, ma vaatasin, et nii palju on juba lauldud, aga no tegelikult on midagi veel. Aga see, et praegu on kevad ja varsti ootame vihma kindlasti, muidu muru ei kasva, et siis mõtlesin, et laulame selle vaimuliku vihma laulu ka nagu.
tulla vihmasadu nüüd kõigile. Me kuulutame kadu nüüd kuivale. Kõik allikad ja kaevud, need täituvad. On oldud liialt kaua kui räästa all. Ma pakatanud põuast on jalge all. Nüüd tõstan üles käed ja tantsida saan. Täna tantsime vihmas, täna tantsime vihmas, täna tantsime vihmas, nii on nii hea. Täna tantsime vihmas, täna tantsime vihmas, täna tantsime vihmas, nii on nii hea. Tulge tee juurde kõik janused, see allikaks loob uue sinu sees ja kunagi sa enam ei janune. Las tulla vihmasadu nüüd kõigile, me kuulutame kadu nüüd kuivale. Kõik anumad ja kaevud, need täituvad. Täna tantsime vihmas, täna tantsime vihmas, täna tantsime vihmas, nii on nii hea. Täna tantsime vihmas, täna tantsime vihmas, täna tantsime vihmas, nii on nii hea.
Suur tänu, minu meelest meil on võrratud ülistajad, kas pole? Suurepärane, aitäh teile! Aga nüüd anname sõna meie armsale õele diakon Andrale ja paneme siis tähele, mida Jumal täna tema kaudu on meile edasi ütlemas. Ole hea, Andra! Tere, armas kogudus! Tere kõik, kes te ka ülejäänud olete siia tulnud, kes võib-olla ei ole meie koguduse liikmed, aga te olete meie sõbrad ja te olete armsad. Ja palvetame kõigepealt enne, kui alustame. Armas taevane Isa, suur tänu, et sina oled meid täna jälle juhtimas ja sinu sõna on see, millele me toetume, Jumal, ja ava meie südamed ka, et just see, mida meil igal ühel oleks tarvis täna kuulda, et see jõuaks iga üheni. Issand, suur tänu, amen. Minu seekordse jutluse teemaks on, pealkiri on selline, järgne mulle. Need on Jeesuse sõnad, järgne mulle. Ja kuidas see teema üldse esile kerkis seekord, on ühed ülistuslaulu sõnad, mida me siin ka sageli, või aeg-ajalt ikkagi jälle laulame, läbi tule sulle järgnen. See on ühest eesti keelde tõlgitud Hillsongi loost, Goodness of God, ja tegelikult on seal väike tõlkeviga, aga seda me eesti keeles laulame, läbi tule sulle järgnen. Ja ma hakkasin mõtlema, mida see tähendab. See kõlab nagu üks korralik lubadus, et ükskõik, mis raskused mind ees ootavad, ükskõik, millest ma oma elus läbi lähen, ma ei tagane, ma luban, mu issand, et ma järgnen sulle. Inimene on võimeline andma igasuguseid lubadusi. Aga kas ma võin oma südames kindel olla, et ma suudan seda ka pidada? Ütleme siis nii, et lubaduse andmiste hetkel me oleme tavaliselt üsna kindlad. Ja tavaliselt on see meie elus mingi eriline hetk, võib-olla ka usuline selline kõrghetk, kus kõik tundub võimalik. Ja ma ise olen kunagi aastaid tagasi, juba võin öelda aastaid tagasi, noore kristlasena oma usuelu alguses sellise lubaduse andnud. Jumal, kui sa täidad minu palve, siis ma tõotan, et otsin sind terve oma elu. Nii, nüüd ma tean, et otsida pole tarvis, ma leidsin ta üsna kiiresti ja Jumal leidis mind. Ta on olemas ja ta on väga ligidal, aga see tundma õppimine ja järgimine, selleks läheb tõesti terve elu. Ja ma olin tollel hetkel absoluutselt täiesti siiras ja ma tõotasin kogu oma südamest. Aga ma ju seadsin tingimuse. Kui mu palve täitub, siis ma otsin. Kui sa, Jumal, teed seda, mida ma igatsen, kui sa lased korda minna nii, nagu ma tahan, siis ma olen nõus. Et ma ei tulnud selle ajal selle peale, et selline variant ei ole nagu päris nii, nagu peaks, sest me ju ei tea, mis meie elu toob. Ei tea, kus me oleme 10 aasta pärast. Aga see oli mu kõrghetk, sel hetkel ma tõotasin. Ja samas, kui tuleb mõni madal seis või selline halvem aeg, siis täiesti vabalt võib juhtuda, et ma seda tõotust pidada ei suuda. Sest inimese süda, see on petlikum kui midagi muud. Ja me oleme heitlikumad, kui me oskaks ette kujutada. Ja mina ei või ennast 100% usaldada, absoluutselt mitte. Ja mulle meeldib selline sõna nagu heitlemine. Ma heitlen pidevalt Jumala ees. Mul on kahtlusi, analüüsin, kalkuleerin, kuidas teha, mida teha, mis on õige. Jumal, kas see on sinu tahe või on see midagi muud? Ja see on selline, pidev protsess. Ma võin mõelda, et ma tahan sind järgida terve oma elu, aga ma iial ei tea, mis on see raskus või tegelikult ka vastupidi,
mis on see hea asi, mis võib mind järsku Jumalast eemale viia, et ma otsustan midagi muud. Aga ma mõtlen ka siin, et tegelikult asjad on natuke teisel viisil. Mitte minu isiklik tõotusest kinnipidamine pole esikohal, vaid tegelikult see, et kõigepealt Jumal annab meile selle tahte teha ja ta annab meile igatsuse, et me järgiksime teda ja meil tekib see soov, et ma tahan olla ustav. Nii et esmalt on ikkagi Jumal. Aga järgne mulle. Need on 2 sõna. Neid võib võtta ka nii, et käi minu järel ja järgi mind. Ja need sõnad tähendavad läbi Uue Testamendi Jeesuse kutset saada tema jüngriks. Ja selleks on vaja teha esimene füüsiline samm. Ja Matteuse evangeeliumi 9. peatükis 9. salmis ütleb nii. Ja sealt edasi minnes nägi Jeesus meest Matteus nimi, tollihoone juures istuvat, ja ta ütles talle, järgne mulle. Ja Matteus tõusis ning järgnes talle. 2 sõna ja Matteus tõusis püsti ja läks. Ja ta tegi selle esimese sammu, mida ongi vaja teha. Astud ja jätad kõik maha. Ja juba järgmises salmis seal tekstis edasi on ta kutsunud oma sõbrad, oma kolleegid, ehk siis tölnerid ja maksukogujad ja Jeesuse oma koju ja ta soovib oma elumuutust kohe teistega jagada rõõmsalt. Nii et ta jättis kõik sinna paika. Nii aga õpetaja järjepidev jälgimine, Jeesuse kui õpetaja, see nõudiski siis selliseid eritingimusi. Oli vaja loobuda olulistest asjadest, suhetest, varast, elukutsest. 12 jüngrit järgnesid Jeesuse kutsele. Nad jätsid maha kõik igapäevapraktilised toimetused ja käisid oma õpetaja järel. Aga see ei olnud tollel ajal haruldane. Ja niiviisi tehtigi. Aga haruldaseks võis pidada hoopis seda, et Jeesust järgisid ka suured rahvahulgad. Nad käisid tema järel, mitte ainult õpilased, vaid inimeste hulgad käisid Jeesuse järgi. Ta vestles nendega, ta õpetas neid, nad nägid, kuidas inimesed said terveks, kuidas nad said vabaks kurjadest vaimudest, aga millegipärast sellest ei piisanud tõeliseks järgimiseks. Ja nii Jeesus paneb jüngriks olijad valiku ette. Ja loeme Luuka evangeeliumist 9. peatükist 57. kuni 62. salm. Ja kui nad olid teel minemas, ütles keegi Jeesusele, ma tahan sulle järgneda, kuhu iganes sa läheksid. Ja Jeesus ütles talle, rebastel on urud ja taevalindudel pesad, aga inimese pojal ei ole, kuhu ta võiks oma pea panna. Teisele ütles ta, järgne mulle, aga see ütles, luba mul enne minna matma oma isa. Ent tema ütles talle, lase surnuil matta oma surnuid, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki. Aga ka üks teine ütles, issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on. Aga Jeesus ütles, ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Nii et oli veel inimesi peale nende 12 õpilase, keda Jeesus kutsus. Ja oli ka neid, kes pakkusid ennast ise, et issand, Jeesus, ma tahan sind järgneda. Aga miski takistas, kas nad ei leidnud endas seda õiget tahet, mis oleks viinud sellelt, et nad kuulevad ja siis nagu astuvad ka välja või et kuulmine saaks tegudeks. Ja nad ei suutnud lahti lasta olulistest asjadest, nagu näiteks rikas noormees, kes küll tahtis järgida, aga ei olnud valmis loobuma varandusest. Paljud järgnesid teatud aja ja siis hülgasid Jeesuse jälle. Eriti ka siis, kui Jeesuse sõnad neile liiga karmid tundusid. Aga tema jüngrid ei lahkunud ka siis, kui Jeesuse õpetus nendele liiga ränk tundus.
Ja Johannese 6. peatükis Jeesus küsibki, et kas teie tahate ka mind maha jätta. Ma usun, et jüngritel oli sel hetkel vaba tahe otsustada, kas jätkata või lahkuda. Ja Siimon Peetrus vastas talle, issand, kelle juurde me peaksime minema, sinul on igavese elu sõnad ja me oleme uskunud ning ära tundnud, et sina oled Jumala püha. See kõik sai toimuda niiviisi, selline järgimine, siis kui Jeesus kõndis maa peal. Aga peale tema ristilöömist ja ülestõusmist pole selline otsene järgimine ju enam olnud võimalik. Sest Jeesus istub taevase laujärjel. Ja sellest alates kuni tänaseni tähendab Kristuse järgimine mitmeid asju. See tähendab tema eeskujuks võtmist, temaga koos käimist uues elus, temale kuuletumist, tema õpetuse edasiandmist. Ja Uue Testamendi kirjades on apostel Paulus kogudustele eeskujuks. Ta kutsub üles Jeesust järgima nii, nagu temagi seda on teinud. Ja see on elu Kristuses, elu pühas vaimus ja see on meie elu ka täna. Aga nüüd ma tahaksin minna ühe natuke pikema teksti juurde, see on Luuka evangeeliumi 5. peatükis 1-11 salm. Aga sündis, kui Jeesus seisis Genesareti järve ääres ja rahvas tema juurde tungles Jumala sõna kuulama, et ta nägi 2 paati järve ääres seisvat. Aga kalurid olid neist välja läinud ja loputasid võrke. Astunud paati, mis oli Siimona oma, palus Jeesus teda natuke maad rannast eemale sõuda ning ta istus ja õpetas rahva hulki paadist. Aga kui ta lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonale, sõua sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks. Siimon vastas talle, õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud ega ole midagi saanud, aga sinu sõna peale ma lasen võrgud vette. Ja kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu, et nende võrgud rebenesid. Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et need tuleksid neile appi. Ja need tulid ja nad täitsid mõlemad paadid, nii et need olid vajumas. Aga kui Siimon Peetrus nägi seda nägi, langes ta maha Jeesuse põlved ette ja ütles, mine minu juurest ära, issand, sest ma olen patune mees. Sest hirm oli haaranud teda ja kõiki, kes olid temaga kalasaagi pärast, mille nad olid püüdnud. Nõnda samuti oli ka Sebeduse poegade Jaakobuse ja Johannesega, kes olid Siimona kaaslased. Ja Jeesus ütles Siimonale, ära karda, nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi. Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud, jätsid nad kõik maha ja järgnesid talle. Amen. Selles loos nüüd suurt pilti vaadates me näeme, et Peetrus tunnistas Jeesuse autoriteeti. Ta ütles, õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud ega ole midagi saanud, aga sinu sõna peale ma lasen võrgud vette. Et Jeesus õpetas Peetruse paadis ja Peetrus ju istus temaga koos seal ja ta oli õpetajat kuulnud rääkimas algusest kuni lõpuni. Ja siis uskudes seda sõna, mida ta just oli kuulnud, selle sõna peale ta tegutses ja lasi paadid võrgud vette. Ja Jumal andis suure õnnistuse. Nad uskusid ja tegutsesid teadmata tulemust. Teisisõnu, mitte imede ja tunnustähtede järgi nad ei tegutsenud, vaid issanda sõna järgi. Jeesus tõmbas küll inimesi väga tugevalt enda ligi just läbi imetegude ja tervenemiste ja tunnustähtede, aga siin järgiti Jumala sõna. Kui me nüüd mõtleme võib-olla tänapäeval enda peale või üldiselt, siis raskem on ju uskuda, enne kui sa oled midagi Jumalalt saanud. Sa ei ole veel mitte midagi näinud, et Jumal oleks sinu heaks teinud. Kui raske siis on uskuda? Ja palju kergem on uskuda siis nende asjade pärast, mida sa juba oled kätte saanud.
võib-olla on mõni üleloomulik ime toimunud elus või oleme midagi olulist ja erilist kogenud, mida Jumal teeb, siis on ju uskuda palju kergem. Aga samas, kui me otsime rohkem ka kogu aeg neid imesid, tunnustähti ja profeteeringuid ja nende täitumist, selleks, et me saaksime pidevalt oma usule uut ja uut lisakinnitust, me võime tegelikult kergemini hätta jääda. Sest kui elus on tulemas raskemad ajad, siis sellel vajalikul hetkel ei pruugi meil ühtegi unenägu või ilmutust või sõna tulla. Aga Jumala sõna on alati käepärast. Ja Jumala sõnast tuleb see, kuidas olla, mida teha, kuidas tegutseda, nii nagu Peetrus paadis. Enne oli usk Jumala sõnasse, siis ta tegutses selles usus. Ta lasi võrgud vette ja siis alles toimus midagi. Ja see toimus nii, et tavalises elus selline asi ei ole võimalik. Nii et selline Peetruse võimas usk sellesse, kes Jeesus on ja mida tema ütleb, see oli tema autoriteedi tunnistuseks. Nii, ja selles üleloomulikus keskkonnas tuli ka talle esimest korda patutunnetus. Ma arvan, et see oli esimest korda, sest tegelikult keegi pole oma patust enne teadlik, kui ta pole Jeesusega kohtunud. Ja Peetrus mõistis ju kalapüüki, ta oli kalamees, ta teadis täpselt, kuidas need asjad seal käivad ja ta teadis, et selline kalasaak on võimatu. Ja kui selge ja tugev ja püha võib olla Jumala ligiolu, et ta ei mõtle enam mitte millegi muu peale, vaid tunneb sellist aukartust üleloomuliku ees. Ja see kohkumine ja hirm, aukartus üleloomuliku ees, see valdas kõiki, mitte ainult Peetrust, vaid kõiki seal lähikonnas viibisid. Mine minu juurest ära, sest ma olen patune mees, ütles Peetrus. Me oleme kuulnud Jumala sõna, meile on kuulutatud evangeeliumi, aga see on veel lisaks miski, üleloomuliku väepuudutus. See on meid juhtinud ja juhib veel siiamaani ja see võib tuua meid järsku sellisele meeleparandusele, mida sa ei ole kunagi kogenud. Ja minu kogemus ütleb, et usuelu jooksul seda juhtub korduvalt ja korduvalt jälle, kus mingi moment, mida ainult Jumal teab, mingi moment me võime tulla sellisele patutunnetusele, mille üle me ise ka lõpuks imestame. Kust see nüüd tuli? Kuidas see võimalik on? Aga Jumalaga koos käies on. Täna on meie elu palju mugavam kui sel ajastul, kus Jeesus maa peal käis. Aga me ei saa öelda, et meil ei oleks raskusi, aga meie raskused on hoopis teistsugused. Aga meie loomus ei ole ju muutunud. Meil on ikka vaja muuta oma mõtteviise, meil on vaja võtta Jumala käest vastu seda, mida tema annab ja tegelikult me oleme ju muutunud aastate jooksul ja me mõtleme teisiti võib-olla kui varem, enne issandaga kohtumist, aga ilma meeleparanduseta ikkagi meil ei ole võimalik Jeesust järgida ja see sisemine muutus toimub siis, kui Jeesus puudutab meie südant. Sinna me ei saa ise midagi teha. Nii et esiteks tunnistas Peetrus Jeesuse autoriteeti. Teiseks tuli ta võimsalt patutunnetusele ja kolmandaks jättis ta kõik maha, et järgneda. Nüüd oli olukord täiesti muutunud. See oli pöördepunkt ja nüüd hakkab Peetruse ja tema kaaslaste elu kulgema hoopis teistmoodi. Uus teenimine, see, mida Jeesus tegema kutsub. Nüüdsest peale pead sa inimesi püüdma. Vaevalt, et Peetrus sel hetkel täpselt mõistis, mida Jeesus mõtleb. Ta ei pea enam hoolitsema kalapüügi pärast, vaid inimeste pärast. Ja ta saab julgust, ta pöörab kõigile selja, usaldab, usub ja järgib teda, kes ütleb, sa ei pea enam kartma. Tule, ma teen sinust inimeste püüdja.
mõelge nüüd, need paadid, püügivahendid ja saak, need jäid lihtsalt randa maha. Ja jüngrid lahkusid koos Jeesusega. Praktilise meelega inimene küsiks, et mis nendest kaladest sai. Ega need ometi raisku ei läinud. Kas oli keegi, kes viis näiteks selle kalasaagi turule ja müüs maha õigel ajal, sest mõelge, milline kliima seal on, juba selle sama päeva jooksul, loetud tundidega tuleb kõik see ära realiseerida, sest külmkappe ei olnud ja mingeid külmhoonetest rääkimata. Ja kes võttis need paadid, kui võrgud olid rebenenud, kes need ära parandas? Nii palju praktilisi küsimusi, mille peale hakkaks mõtlema, on ju. Ja siin ei ole, selles tekstis ei ole vastuseid antud. Aga ometi, kui mõelda, see oli suurim saak, mille Jumal andis, suurim, mida kalurid eales olid saanud, ja nad jätsid maha kõik selleks, et järgneda Jumala kutsele. Täielik edulugu Jumala käest, kui tugev ja selge ja püha on Jumala ligiolu, et inimene enam ei mõtle nendele praktilistele asjadele, kuhu asjad jäävad või mis nendest edasi saab. Ta lihtsalt pöörab selja ja läheb, järgneb. Järelikult see kalasaak ei olnud sel hetkel nii tähtis, kui just see, mida see kalasaak Jeesuse kohta rääkis ja tema kohta ilmutas. See võis olla põhjus, miks nad järgnesid. Jüngrid kutsuti Jeesuse poolt täisajaga teenistusse. Nendel olid kohustused perede ees, nendelgi oli vaja maksta makse, elatist teenida. Enamus meist ei ole tänapäeval kutsutud täisajaga teenistusse. Me ei ole seda kutset saanud täisajaga, et jätta kõik oma muud toimetused ja muu töö maha. Me nagu ei saakski minna, et meil on kohustused, meil on pere, meil on riigi ees kohustused, meil on tööandjaga lepingud, meil on laenud vaja maksta, iga kuu laekuvad meile arved, mida me peame kogu aeg maksma, meil peab olema sissetulek, et saaks olla väljaminek. No, keeruline. Aga kui me nüüd mõtleks ennast sarnasesse olukorda tänapäeval, kui Jumal õnnistab järsku millegi erilisega, näiteks suurim palk, mida sa oma elus oled teeninud, on sul järsku pangaarvel. Haruldaselt vähe vaeva nägid, töö oli väike, palk on meeletu. Ja sa oled täiesti kindel, see ei tulnud kuskilt valest kohast. Ei ole mingisugust jokkskeemi, et juriidiliselt kõik on korrektne, aga tegelikult seal taga ikka midagi on. Ei ole sellist. See on puhas õnnistus Jumala käest. See oleks vägev. Ja siis mõne hetke pärast Jeesus ütleb, jäta see kõik maha, pööra selg ja järgne mulle. Ma annan sulle veelgi parema töö. See on meie jaoks tänapäeval võib-olla täiesti uskumatu olukord. Kuidas nii? Just sa õnnistasid ja ütled, jäta kõik maha ja mine, tule. Peetrus sai ülesande, mis nõudis tohutut vaeva. Mõelge kannatuste peale, mida ta pidi läbi elama oma elus. Ta tundis süüd ja valu, sest ta reetis oma õpetaja. Ta nägi oma õpetajat, keda ta messiaks tunnistas, ta nägi teda risti lööduna. Ta istus vangis ja ta suri märtri surma. Apostlite elu oli raske ja see oli raske nii emotsionaalselt kui füüsiliselt. Aga Jeesuse kutse peale nad järgnesid. Nad usaldasid ja ülestõusmise väes nad olid päris kindlad. Nagu apostel Paulus ka kirjutab kirjas roomlastele 8. peatükk 35-39 salm. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest, kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alasti olek või hädaoht või mõõk. Nagu on kirjutatud, sinu pärast surmatakse meid kogu päeva, meid koheldakse nagu tappalambaid.
kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie issandas. Nendes sõnades on veendumus, mida ei suuda mitte ükski vägi kõigutada. Ja milline julgustus see on tegelikult meile. Miski ei suuda meid sellest väest lahutada ja siin ei sõltu midagi meie lubadustest või meie võimekusest või millest iganes meie isiklikust, vaid Jumala vägi ise hoiab meid Kristuses. Nii et Jeesus räägib selgelt sellest, kui tõsine on see järgimine ja et seda pole võimalik teha ilma täieliku pühendumiseta ja kõigi sidemete purustamiseta ja see tähendab loobumist omaenda isiklikust heaolust ja harjumuspärasest eluviisist ja võib tähendada isegi loobumist oma elust. Seda me nägime, me loeme apostlite näitel, aga ka tänapäeval on piirkondi, kus kristlaste elu ongi päriselt ohus. Et meil siin on küll mugav, aga see ei ole mitte igal pool maailmas niiviisi. Kuidas me siis otsustame, mismoodi me valime, millised me üldse oleme ja mis võivad olla need raskused või mis need head asjad vastupidi, mis võivad viia inimest Jumalast eemale. Kas me anname alla siis, kui me oleme elutormide sees ja see probleemide möll käib meil nõnda üle pea, et me ei saa sellega hakkama. Või me hoopis unustame Jumala siis, kui elu on täiesti tuim, rutiinne, igav, ühekülgne. Kas me pöördume pettunult temast eemale, kui me jääme vaeseks? Või vastupidi, kas kaotame Jeesuse silmist siis, kui me saame rikkaks? Kas pöördume temast eemale, kui oleme enesekindlad ja näeme, et me saame ise kõigega hakkama ja meile tuleb meeldegi, et Jumal on kõige taga? Või me võime pettuda ka Jumalas, kui tunnetame, et palvetame ja meil ei abi? Kas me kaotame Jumala silmist siis, kui me oleme terved? Või unustame siis hoopis, kui oleme haigeks jäänud ja keskendume rohkem oma haigusele? Nii et kas meie esimene valik otsuste tegemises on pöörduda Jumala poole või on Jumal meie viimane võimalus? Me pöördume alles siis, kui midagi muud enam üle pole jäänud. See on kõik meie inimliku loomuse osa. Ja ma mõtlen, et ehk on vahel ka hea mõelda, et kus ma oma elus olen, et kui mul on kõik hästi, kas mul on meeles Jumalat tänada selle eest, sest kõik on tulnud tema läbi. Või kui mul on halvasti kõik ja ma ei saa hakkama, kas ma siis mõtlen iseenese peale ja vaatan, kui kehva kõik on, või ma pöördun ikkagi Jeesuse poole. See on kõik meie inimlik loomus. Me oleme erinevad, aga hea on nende asjade üle mõtiskleda ka. Nii et kui on kõik võimalused olemas ja mugav elu ja kõik on hästi ja sa saad kutse järgi mind, siis on tohutult raske valikut teha tavaliselt inimesel, kes veel Jumalat ei tunne. Milleks? Mul Jumalat on vaja, mul ei ole vaja, mul on kõik hästi. Aga võib-olla on lihtsam tulla Jeesuse juurde ja teda järgida, kui sa tunned, et oled kõik oma elus kaotanud. Kui ei näe enam väljapääsu raskustest ja võib-olla hindad oma elu nii madalalt, et kahtled, kas sa üldse oled veel elus. Sest see kõik tundub nii väärtusetu ja sa oled valmis selle, mis sul siis veel on, see väärtusetu, sa oled valmis selle ära andma ja siis sa tunnetad, et Jumal on su viimane võimalus. Kui pole enam millestki loobuda, sest sul ei ole midagi, mida väärtuslikuks peaksid.
sellises seisundis otsuse tegemisel tavaliselt inimene veel ei tea, et see ongi parim otsus, mis kunagi inimese elus võib juhtuda. Ja selles kitsikuses ka Jumal on esmalt kutsumas. Jeesuse kutse tuleb, järgne mulle. Ja ta ootab, et inimene ütleks, et jah, ma valin sinu. Jah, ma tahan sind järgida. Jumal pole kaugel ühestki meist. Aga otsus on meie teha. Ja kindlasti mitte, nagu ma alguses enda näitel tõin, et ma hakkan siin tingimusi seadma, et kuidas sa teed neid asju, et kui sa teed hästi, siis ma järgin, aga annan lubadusi, aga ma ei suuda neid täita. Need mitte ei ole need olulised asjad, vaid just meie vaba tahe. Lihtsalt öeldes oma südames, jah, Jumal, sind ma tahan järgida läbi raskuste, mida iganes su mu ellu saadad. Ma tahan olla sinuga. Ka siis, kui pean läbima raskeid eluperioode, mis põletavadki nagu tule sees. Ja ka siis, kui ma üldse aru ei saa, et mille jaoks need halvad asjad, mis mu elus juhtuvad, mille jaoks need head on. Sest Jumal ütleb, et kõik tuleb heaks. Aga nende otsustega, et jah, Jeesus, ma järgin sind, me saame alustada iga hommikut. Sest Jumala arm on igal hommikul uus ja Jumala sõna ütleb, et meiegi uueneme iga päev seesmise inimese poolest. Nii et kui Jeesuse lähemad jüngrid ei lahkunud ka siis, kui Jeesuse õpetus oli neile raske, nii me võime ka mõelda, et kelle juurde me veel peaksime minema. Jeesusel on igavese elu sõnad ja meiegi oleme uskunud ja ära tundnud, et tema on Jumala püha. Nii et kuhu siis veel? Ma usun, et me paljud oleme selle ära tundnud, et järgida Kristust on elu parim otsus. Ja tõuseme ja palvetame. Tänu, Issand, tänu, Jeesus, sina oled Kristus. Sina istud taevase laujärjel ja palvetad meie pärast. Ja sina oled see, kes kutsub igaühte nimepidi, igaühte meist. Sa oled kutsunud ja suur tänu selle eest, Jumal, et sa kutsud päevast päeva järjest inimesi endale järgnema. Ja see on üks imeline otsus, mida me võime teha oma elus. Ükskõik, kus me oleme. Kas me oleme heades kohtades või me oleme kehvas kohas, kui me oleme pimeduses ja raskustes. Kui sina kutsud, järgne mulle, Issand, siis me võime öelda jah, iga kell praegu, sest armuaeg on käes ja armuaujärg on avatud ja me võime tulla, sest et sinu tahtmine siis sünnib meie elus ja me usume, et sinu tahe on parim. Ta lihtsalt on parim, ei ole mitte midagi muud. Ainult sina, Jeesus. Ja Issand, saada ka meid, läkita meid välja nende inimeste juurde, kellel on seda sinu sõna tarvis, Issand. Et nad näeksid, et nad tunnetaksid, et nad kuuleksid, et sina oled see, kes on päästja ja lunastaja ja sinu käes on elu, tõeline elu. Suur tänu, Jeesus. Halleluuja. Aamen. Kiitku kõik taevas ja kiitku kõik maa. Kiitku kõik inglid ja inimesed ka. Kogu loodu laulgu. Päike ja kuu tähed taevalae, nii väike kui suur tõstku nüüd ääb. Kogu loodu laulgu. Kiitku kõik taevas ja kiitku kõik maa. Kiitku kõik inglid ja inimesed ka.
üle kogu maa. Meie päästja, lunastaja, vabastaja, suur üle kogu maa. Suur ja võimas, vägev Issand, kuningas üle kogu maa. Meie päästja, lunastaja, vabastaja, suur üle kogu maa. Kiitku kõik taevas ja kiitku kõik maa, kiitku kõik inglid ja inimesed ka. Kogu loodu laulgu. Päike ja kuu tähed taevale, nii väike kui suur tõstnud ühe. Kogu loodu laulgu. Suur ja võimas, suur ja võimas, vägev Issand, kuningas üle kogu maa. Meie päästja, lunastaja, vabastaja, suur üle kogu maa. Suur ja võimas, vägev Issand, kuningas üle kogu maa. Meie päästja, lunastaja, vabastaja, suur üle kogu maa. Jõudu saab see, kes ootab Issandat, see, kes ootab Issandat, see, kes ootab Issandat. Jõudu saab see, kes ootab Issandat, see, kes ootab Issandat, see, kes ootab Issandat. Jõudu saab see, kes ootab Issandat, see, kes ootab Issandat, see, kes ootab Issandat. Jõudu saab see, kes ootab Issandat, see, kes ootab Issandat, see, kes ootab Issandat. Jumal, me tugev päästja, Jeesus meid valitseb.
Ma tean, et iial sa ei pääsi. Tervendaja oled sa valu levendad. Sa tõstad meid kui kotkad tiibu. Jõudu saab see, kes ootab Issandat, see, kes ootab Issandat, see, kes ootab Issandat. Jõudu saab see, kes ootab Issandat, see, kes ootab Issandat, see, kes ootab Issandat. Jõudu saab see, kes ootab Issandat, see, kes ootab Issandat, see, kes ootab Issandat. Jõudu saab see, kes ootab Issandat, see, kes ootab Issandat, see, kes ootab Issandat. Jumal, me tugev päästja, Jeesus, meid valitsed sa. Igavene Jumal oled sa, Jumal oled sa. Ma tean, et iial sa ei pääsi. Tervendaja oled sa valu levendad. Sa tõstad meid kui kotkad tiibu. Igavene Jumal oled sa, Jumal oled sa. Ma tean, et iial sa ei pääsi. Tervendaja oled sa valu levendad. Sa tõstad meid kui kotkad tiibu. Igavene Jumal oled sa, Jumal oled sa. Ma tean, et iial sa ei pääsi. Tervendaja oled sa valu levendad. Sa tõstad meid kui kotkad tiibu. Jumal ei väsi ega tüdi, ta ikka on siin, et meid aidata. Ja kui sina oled täna siin ja sa vajad seda abi Jumala käest ka läbi palvete, siis peale teenistust on võimalik tulla eestpalvele, me saame koos palvetada. Ja muidugi on meil kohviku osadus, kus me saame vestelda ja samuti palves kanda teineteist. Aga kes peab tõttama ka, siis võtame kaasa Jumala kojast Jumala õnnistuse ja seejärel saame siis rahus ja rõõmus koos temaga jätkata oma teekonda. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.